Hea meel on see, et rekordarv osalejaid on tulnud, nii et Tallinn mängib kogu populaarsust ja loomulikult tänane suurepärane ilm ja fantastiline atmosfäär siin Tehvandi suusastaadionil. Ma kuulutan Tallinna Spartakiadi avatuks! Hurraa! Vali orienteerumise võidavad see aasta need, kes suudavad kõige rohkem Tehvandil lõigata. Ärge siis uuest ära jookske. Me ei jookse. Töötab ka! Kuskil tõrvamas, aga... Kui suure meeskonnaga te täna tulite? Umbes 20 inimestest. Suurim konkurent? Eesti Energia. Eesti Energia, võib-olla jah. Koju või? Ei, see kaasas. Tulid nüüd esimesena finišisse, kuidas rada oli? Ära valetas, mitte oli. Ei olnud. Keegi usu siin nii. Nii palju tõusaled. Jana Järvelai finišis number 64. Varasematel aastatel on ikka raskem olnud, kui see lumi on maas, see teeb ikka poole raskemaks selle võistluse. Nime kõva häälega õigata. Selles mõttes on suhteliselt kerge, võrreldes varasemalt aastat. Number 102, number 102. Reesõidu vedab täna see meeskond, kes suudab kõige kiiremini mäest üles libiseda. 3, 2, 1, alustame! Ma kuulsin, et nüüd reesõidu ajal juhtus väike selline, nagu ikka tegijatel juhtub, et mis juhtus? No, põlv läks valel ajal maha. Vaatame. Ohei! No räägi lähemalt nüüd, mis tunne oli, kuidas juhtus ja? Arvan, et siit võiks hea tulemust tulla selle peale, et sai natukene verd ka hulka pandud. Eesti post võidule! Rooke! No nii, nüüd on otse reportaaž siis mäelt ja läksime. Ei saa aru sellest, kuidas meie võistlejad kuidagi ääri-veeri selle pöördekohani libisesid, kui me vaatame meie trajektoori ja pöörde kohta, siis meil õnnestus nagu õitepikk maa edasi libiseda. Võistkondliku puusuusasprindi võidab see võistkond, kelle suusad on kõige paremini tõrvatud. Suusabaasis on tantsupidu, see toimub siin iga. Tegelikult plastiksuusad on eelmise sajandi toode, et tuleks ikkagi tagasi tulla puusuuskade juurde ja mul on väga hea meel, et korraldajad teevad eraldi arvestuse puusuusavõistlusel. See võiks olla ka Tartu maratoni täpselt. Tundub, et see tänane lumi ja see puusuusk ei libise üldse. Kas sa paned libisema? No ma panen jõuga libisema. Akna taga on härmatan kuusel, üle järvegi kuuvalge rada. Vana klaverkas metsade muusikat, sa veel suudaksid tunnetada. No esimesed emotsioonid? Väga meeldib. Oleks uskunud, et see nii väike ring võib nii raske olla. Aga ei ole midagi, spordimehed saavad hakkama. See riietus on, tänapäeval on ta tähelahediteks hüütud ja need on siuksed, et see on Norma ametlik susakostüüm 80-ndast. Ja sellega on kõvasti Tartu maratoni vihatud. Räägi, kuidas see mäest alla tulek oli? Kõva tõukamisega. Ega see libisemisega pole probleemi, libisemist niikuinii ei ole üldse. Aga pidamine sest hea. Juba siis näisid üdinid ülpinud, ega meie siin sõttunud vähem.
endisel ammusel talve hommikul, ikka reedan sind paras olnud. Ühe armunud näitsid, kus õrmede all sa ohkasid just nagu solve. Täna võidab mälumängu see meeskond, kes esiteks on kõige vähem mälus ja teiseks, kes mälub kõige vähem, nii et nende võistkonna liikmed kuulevad küsimusi. Õige! Said punkte. Aga rääkige nüüd, mis on mälumängus kõige olulisem? Mida peab kindlasti silmas pidama? Ma arvan, et külm pea. Külm pea ja ei pea üle ei tohi mõelda, lihtsalt tuleb panna nii, kuidas mis see Eestis on. Aga hommikul neljadel mängijaid ikka jälgid sa kaaneta küüli. Võimsussõidu võidab täna see, kes lööb massiga. Käib tõsine valmistumine? Ja igatahes juba eelmisest aastast sai juba valmistatud, sest eelmine aasta sai proovitud ja ikka mõtlesime, kuidas paremini saada. Taskust juurde. Vanad taluaegsed kaalud. Kivi. Koti panin maakive, et elu natukene raskem oleks, et ma ise niisugune kergekaaluline niru mees, et tuleb natuke raskemaks teha. Ma ei ole rahul sellega, ma kukkusin. Mul on klaaspudelit sees, eks ma vaatan nüüd. No vaatame koos või? Vaatame. Mingisugused. Jah. Tundub täitsa raske. Kõik tundub kuiv. Kõik on terve. Räägi meile, mis huvitad Koti panid? Killustik. Kõnniteedele pandav killustik. Kohalik või? Ma ei tea, Tallinnast saadud. Võtsid Tallinnast kaasa oma killustiku? Muidugi. Täna võidab kalapüügi see, kes jääb ikkagi ellu. Ja see ei ole kala. Kuidas sa selle kala nüüd kätte saitsid? Ja sellega sain siit. Kas ükski mees ei ole veel kala saanud? Siin ei ole kalu keegi saanud. Oota, mis su nipp oli? Ma ei tea, natuke riivsaia panin ja 2 sussi panin otsa ja... Kuidas sul kala näkkab? Ainult ühe sain. Ükskord ma sain hästi suuri linnas. Siukseid. Nii suured olid? 24 tükki. Mis on kalamehe tarkus? Praktika, hea sort. Muud midagi. Ja tervis muidugi hea peab olema. Aga kala võtab siis, kui ta võtab. Ja tuleb mängida ja rääkida temaga. Mis sa räägid kalale? Las ta võtab. Näiteks nii. Ma ütlesin, las ta võtab. Ja ta võtab. Korvpallis ei loe möödavise. Peas, et selg on sirge ja süda rütmis. Ise Emri mängi. Laud ära. Hästi. Mis teie nipid on? Koostöö, meeskond. Korvpall on meeskonnamäng ja meeskonnatöö on põhiline, milles me oleme tugevad. See ongi meie võti, et enamus meie poisse on iga päev töötanud koos, jagavad oma aega koos ja oma muid tegemisi ka koos ja see neid tugevdabki ja see seda meeskonna vaimu loob. Mis korvpallis on kõige tähtsam? Kõige tähtsam on tahe. Kaitses mängida ja küll rünnak tuleb iseenesest. Jalgpalli võidab täna see meeskond, kes kõige vähem kohtunikega vaidleb.
jalgpalliturniiri võidab see, kes... Oleks suure konkord. Oota, mäng käib. Murdmaasuusatamise võidavad täna need rahvasportlased, kes Sotsist on juba tagasi. Talivetangi turniiri võidab täna see võistkond, kes hoiab pea jaheda, aga munad soojad. Lauamängude turniiri võidab täna see meeskond, kelle ettevõttes kõige rohkem lauamänge mängitakse. Tehvandi tõususprindi võidab see, kes püüdleb tähtede poole. Mis kõige raskem oli? Ei tea, algus, ootamine. Sa kuidagi nii vähe hingeldad, kas nii lihtne oli või? Noh, lühike maa. Esimesed emotsioonid? Päris mõnus. Kutsun veel teha ringi. Lähed alla tagasi, tuled uuesti? Jaa, teise numbri all. Ei olnud, noh, mis rasket ei olnud midagi, jah? Ei olnud. See oli päris mõnus. Valetati distantsi osas. Pikem oli tegelikult. Kas olid mõttes valmistunud? 3 kilomeetrine oli see tõus. Ja arva, sa olid valmistunud vähemaks? Ma olin valmis 400-ks. Mis kõige raskem oli? Alguses lõpuni see 400 lõik. See oli kõige raskem. Jäine romantika. Iseendaga aeg mõteteks, mis toimub sinu enda sees. See magus ja mõnus valu. Suurepärane emotsioon. Mis kõige ägedam oli? See, et ma ühest mööda sõitsin tõusu peal. See oli hea. Teatevõistluse võidab see võistkond, kes suusatab täpselt ja laseb kiiresti. Teie ülesanne on tegelikult relv paku peal, relv on stabiilne, teie asi näidata siisida korralikult ja õigele pääseda. Nii me lihtne tegelikult. No mis ootus on? Ootus on, polegi ootus, sest pole kordagi ei nendel virvaspordipäevadel käinud ega ka rääkimata laskesuusatamist tegemisest, nii et lootus on see, et saab väga hea kogemus olla rikkamaks. Selleks, et midagi hinnata, tuleb sest osa võtta. Ehk siis ega ilma me midagi targemaks ei saa, kui me ise ei koge seda. Et kõrvat on väga hea seletada, aga tulge proovima. Nii et püss ülale ja starti? Just. Kes viskab ühe viskaga kogu raja läbi. Kas see on võidutaldrik? Muidugi.
sul rada muidu läinud on? Stabiilselt 6 keskmine, 6 iset. Kui palju hea oleks? 3, 4. Väga vahva, esimest korda mängisime. Ahaa, varem ei ole üldse mänginud? Ei, pole proovinud ka. Kas nüüd jääb pisid külge? Kindlasti. Tänase suusasprindi võidab see, kes pahakukkudes kõige kiiremini püsti saab. Number mul on. Ja täna mul pole seda totakat kostüümi ka. Said draakoneile või? Sina ikka või? See oli eile. Täna ma olen teine mees. Täna ma sõidan medalite laid. mõttemängude turniiri see võistkond, kelle neuronites on veel piisavalt purakat. Aga ilusat koduteed teile kohtumiseni 11.–12. aprillil juba Spartakiaadil Tallinnas. Nii et teeme sellele Spartakiaadile veel ühe võimsa järelaplausi, nii palju kui meil Torust tuleb ja siis juba head koduteed.